Tere tulemast saatesse Miks Iisrael, kus me arutame erinevaid Iisraeliga seotud teemasid ja läheme süvitsi just nende küsimustega, mis on kristlaste jaoks olulised, olgu need ajaloolised, teoloogilised või hoopis päevakohasega seotud. Täna me jätkame vestlust vaimuliku ja teoloogi Aarne Hiiobiga. Tere, Aarne! Tere! Aitäh, et sa oled taas kord leidnud aega meiega vestelda. Eelmises saates me käsitlesime päris põhjalikult seda, miks Iisrael üldse kristlastele teema on, mida piibel selle kohta räägib. Ja oma tutvusringkonnas ma küll kuulen tegelikult üsna tihti küsimust, et kuidas üldse või mille alusel me väidame, et piibli Iisrael ja kaasaegne sekulaarne Iisraeli riik on omavahel seotud. Ja ma tahakski selles saates alustuseks läbi käia lihtsalt mõned tõendid või mõned siuksed nagu sidumiskohad, et kuidas me saame öelda seda, et see, mis me tänapäeval nii-öelda füüsilisel kujul näeme, et see on selle loo jätk, mida me piiblist loeme. Ja ma küsikski võib-olla sinu käest sellise suure küsimuse alguseks, et millised tõendid kinnitavad seost nende kahe Iisraeli vahel siis? Ausalt öeldes ma olen kusagilt kõrvalt ka kuulnud taolisi küsimusi ja arvestades seda, kui ma olen seda asja õppinud ja Iisraeli ajalugu õppinud ja teoloogiat ja piiblit ja mida kõike, et siis nagu ei tule selle pealegi, et niisugune küsimus üldse võiks eksisteerida. Et kui niimoodi alguseks lühidalt öelda, siis on umbes sama küsimus, et mis vahet on muinas Eestil ja praegusel Eesti Vabariigil. Tegelikult pole üldse üks sama asi. Muinas eestlased ei tahtnud ju mingit Eesti Vabariik kasutada, nad lihtsalt hakkasid vastu sakslastele, kes ühelt poolt tulid, taanlased, kes teiselt poolt tulid, püüdsid seal hakkama saada. Vahepeal oli meil horduvõim ja siis oli Rootsi võim, Vene võim ja lõpuks tuli Eesti Vabariik, et see polekski nagu enam siis see sama asi, sest see on ju hoopis uus ajal. Aga inimesed on ju samad, inimesed on ju nende järglased. Ja sama asi, kui juutide kohta see küsimus tuleb, et kas on tegemist üldse sama asjaga, on ju, juudid on ju muistsete juutide järglased valdavalt. Juudiks võib saada küll niimoodi, et sa vastavalt nende reeglitele lähed, lased ennast meesterahvast, peab ära kannatama selle ümberlõikamise ja saad siis juudiks, ega nad naljalt vastu ei võta, nad tahavad näha, et sa väga veendunud ka oled, aga põhimõtteliselt on see võimalik. Aga enamik juute on ikkagi nende järglased, kes 2000 aastat tagasi massiliselt ja sammhaaval Iisraeli aladelt välja aeti. Igasuguseid geneetilisi uurimusi tehakse, neid ei jõua kokku lugeda. Igasuguseid IQ-sid tehakse, juutide enda mälestamised. Näiteks ma tean juuti, kes teadis oma esivanemaid, et üks liin tuleb Sefardim juutide kaudu Hispaania läbi ja teine tuleb Ashkenazim juutide kaudu Saksa ja Poola alade läbi. Niisugust asju mäletatakse, ütleme järjepidevuse alusel on see teada, et praegused juudid on valdavas enamikus nende järglased, kes olid muiste need juudid. Ja ega ei jõua ära imestada kõikide spekulatsioonide üle, igasuguste vandenõuteooriate üle ja need vandenõuteooriad kinnitavad, et meie Martin Lutheril on ikkagi tuline õigus, kui ta on öelnud, et mõistus on kuradi suurim hoor. Ma olen seda kohta tihti peale tsiteerinud ja mõeldud on seda, et mõistus sa laenutad välja nii, nagu prostituuti laenutatakse. Ja ta teeb oma tööd väga korralikult, ta kõik asjad põhjendab ära, mida nõutakse. Ta teeb niimoodi, et iga klient on rahul, mõistusega õigustatakse kõike. Ateismi, jumalasse uskumist, rahvasuu ütleb loll, kes põhjendusi ei leia ja samad moodi võib igasuguseid teooriaid leiutada. Vandenõuteooriad, mis tegelikult on mingisugune veebileht saadab mulle kirju kogu aeg ja põhitoon sellel veebilehel on niimoodi, et meedia ütleb nii, aga tegelikult on hoopis naa. Ja minule meenub nõukogude aeg,
Siis oli nagu seda rohkem põhjust. Siis oli niimoodi, et meedia ütles nii, siis oli alati kohe küsimus, et ega ilmselt ikkagi nad valetavad. Juba keeravad Nõukogude Liidu kasuks ja järelikult valetavad. Selgus pärast, et isegi liiga palju sai kahtlustada valetamist. Ja praegu nende vandenõuteooriatega, et kui me leiame mingid punktid, kus hakkame mingid järeldusi tegema, siis sealt võib jumal teab, mida kokku konstrueerida ja tegelikult on vale. Sest mõistuse loogilised mõttekäigud võivad jääda abstraktseks, võivad jääda ettekujutuseks, millel ei ole tegelikkusega midagi pistmist. Need jutud, et juutidel konkreetsetel inimestel tänapäeval ei ole midagi seost 2000 aastat taguste juutidega, on kõige puhtam väljamõeldis, need on lihtsalt, need on erineval viisil järjepidevuse ja geneetika ja kõige selle alusel tuvastatavad. Ja nüüd äsja sai vaadatud ühte filmi, mina isiklikult, kus Adolf Hitleri vereplekk oli diivani peal, kus ta ennast maha laskis. Ja Eva Braun siis mürgitas. Ja see vereplekk oli välja lõigatud ja pandud hoiule ja nüüd on tehtud DNA analüüs. Tollal ei teatudki ja sealt on igasuguseid asju leitud ja igasuguseid tähelepanekuid tehtud. Üks asi on välistatud, et Hitler oleks juudi päritolu olnud. Aga seda legendi ma olen ka kuulnud, et ta tegelikult olevat hoopis juut olnud. Et ikka tasub kontrollida, mida kusagil väidetakse ja ausalt öeldes, kallid televaatajad, see jutt, et praegustel juutidel ei ole 2000 aasta taguste juutidega midagi pistmist, on kõige puhtam ja rumalam väljamõeldis. Ja, absoluutselt. Ja tõesti, et nii mitmel tasandil tegelikult tõendid ju seda kinnitavad, eks, et nii-öelda nagu sa ütled, geneetilised tõendid, see on pärimus on edasi antud ja mitte lihtsalt ei ole see nii-öelda pärimus, mis on rahvusidentiteedi säilitanud, aga selles pärimuses sees on ju seos konkreetse maa-alaga, mida me teame tänase Iisraeliga. Me ju teame seda ka, et ajalooliselt Iisraelis olevad paigad, need samad, kuidas piibel kirjeldab geograafiliselt piirkondi, need on alles tegelikult või sinna peale nii-öelda on mingisugused asumid ehitatud. Sina kui Iisraeli giid oskad kindlasti mõne näite siin tuua. Need on nii palju neid näiteid, see on niimoodi. Mulle meenub kohe see, kuidas Billy Graham kunagi kirjutas, et kui Iisraeli uudiseid lohed, siis on umbes nii, et ajaleht ühes käes, piibel teises käes ja samad paigad. See on pidevalt niimoodi, kui lähed seal Galilea järve ääres, Miktal on kunagine Magdala, siis Kapernaum on täpselt Kapernaum, nagu ta on. Peetruse maja on välja kaevatud ja ükskõik, mis usku on arheoloog, ta ei saa seda vaidlustada ja me ei ole kunagi kuulnud, et keegi seda vaidlustaks, sest arheoloogilised tõendid on täiesti ümberlükkamatud. Et Jeruusalemm on täpselt sama koha peal, paigad on kirikuisade pärimustes, juutide pärimustes, igasuguste palverändurite pärimustes siin vahepeal, kes on käinud fikseeritud, neid kõik on võimalik vaadata koha peal. Ja vaat see muidugi annab Iisraeli käikudele, tulge kaasa, kui me edaspidi jälle Iisraeli lähme, kui jälle saab. See annab selle erilise võlu, et sa ei ole mitte selles kohas, mis on kellelegi pühendatud, vaid selles kohas, kus see asi toimus. Vaat see on täiesti käega katsutav Iisraelis ja pidevalt. Absoluutselt. Mul on endal üks hea lugu rääkida sellest Hebroni linnas tegelikult. Inimestel on erinevaid kogemusi Iisraelis. Ja ütleme, mina ka seal, ma võiks öelda, et mul ei olnud mingit väga suurt vau-elamust koheselt. See on, ma arvan, et paljude jaoks Iisrael on alguses nii kirju koht, et sa ei jõuagi nagu seda läbi protsessida, mis seal kõik toimub ja kuidas on. Aga Hebroni linnas oli mul küll see, et kui sa lähed sinna paika ja sa tead, et see on see koht, kus Abraham ostis hauad, sinna maetud meie kõikide nii juutide kui ka kristlaste nagu esiisad ja sa oled selles samas paigas, siis ma käsi südamel tunnistan, minu sees nagu toimus midagi sellist, et ma arvan, minu usupilt läks nagu kuidagi nagu pusle kokku. Ja ma olen seal korduvalt käinud, alati ei ole saanud, sest on natukene ohtlikum kant, kus võib mõni rahutusel olla ka muudel aegadel, mitte ainult sõja ajal. Aga me oleme seal ka ikka paarkümmend korda käinud ja ma olen ikka millegi pärast Jaakobi abikaasa Lea haua juures kuidagi seisatan ja mõtlen sellele, kui tubli naine ta oli. Jaakob armastas Rahelit, tema õde.
ta pidi selle alla neelama, aga Jumal andis kõige vingemad lapsed üldiselt Lea kaudu. Nii et ja samal ajal, kui Rahel maeti Petlemma lähedale, Rahel oli ilmselt, ta läks mehele südamesse, meesterahva hing on ka niisugune tundlik, aga Lea sai oma väärika paiga oma abikaasa kõrvale. Nii et ma mõtlen niisuguseid asju käies ka Hebronis. Ja kõik see on meeles, kõik seda mäletakse, kõik see on piiblist hakkab pihta, eks ole. Absoluutselt. Nii ongi, nii et tegelikult tahakski küsida, et mis kummalisel ajal me elame, et ajalugu ei ole enam ajalugu ja arheoloogia nagu ei olegi enam arheoloogia ja kõike võib küsida ja kõik on nii-öelda kahtluse alla seatud, et Iisraeli puhul muidugi on selge, et on hästi selge agenda nii-öelda vastaspoolelt siis kahtluse alla seadagi, aga ütleme, see suurem küsimus jääb, et kuidas see üldse võimalik on, et üks on ju reaalne ajalugu ja teine on mingisugune narratiiv või jutt. Jah, just. Et kummaline aeg tõesti, kus me elame. Ilmselt üks selline ka nii-öelda sellist vale narratiivi või kuidagi, kuidas ma ütlen, õiget narratiivi küsimuse alla seadev nagu aspekt selles kogu teemas puudutab tegelikult seda nii-öelda seda mõtet, et Iisraelis nii-öelda enne kaasaja Iisraeli taasrajamist oli seal ju keegi teine kohalik elanik, eks me teame, täna on arenenud välja siis Palestiina rahvuslus, aga tegelikult araablased, eks ju, kes nendel aladel elasid ja nii-öelda see on ka tegelikult üks narratiiv, mis on levinud, on see, et Iisrael nagu jõuga kehtestas siis nagu vallutajana kellegi teise maa-alale siis oma territooriumi. Kuidas sa sellisele mõttekäigule vastaksid? Eks ju sõda ju käib ja Iisrael on ennast kindlustanud kahtlemata. Aga üks on ka selge, et juudid muidugi tahavad ka seda maad kõik oma riigiks. Ei tule seda ka eitada. Küsimus on tõesti selles, et seal on araabia keelt kõnelevad inimesed olnud ees valdavas osas. Kogu aeg on mingi grupp juute sellel maal elanud, ei saa öelda, et see nende maa ei oleks olnud või et juudid ei oleks palestiinlased. Juudid on ka palestiinlased, kes on Palestiinas elanud. Vahepeal olid teised ülekaalus oma arvukuselt. Aga Iisraeli riigi tekitamine, kui see sionistlik liikumine tuli 19. sajandi lõpul, see toimus ikkagi ju igasuguste seaduspärasuste raames. Need, kes tagasi läksid Iisraeli, hakkasid maad ostma. Ma kuulen tagant järgi mingeid õigutusi, et araablased olid nii rumalad kohalikud, nad ei saanudki aru, et nad päriselt müüvad ära. Nad ei mõelnud seda asja lõpuni või ei osanud mõelda. Aga mis siis teha? Kui ma lähen ja ostan endale siit Tallinnas mingisuguse maja kellegi käest, ta tuleb 10 aasta pärast, ütleb, et ega ma ei mõelda, et nüüd päriselt. Et siis ikkagi kurb küll, aga ostjale jääb see õigus. Ja kui nüüd aastal 1948 ÜRO lubas teha 2 riiki, siis oleks võinud kujutleda umbes sellist arengut. Juudid teevad oma riigi, araablased teevad oma riigi, natukene vaidlevad oma vahel, võib-olla lasevad püssi ka natukene, mehed ei saa pidama oma äkilist meelt. Aga ühel hetkel vaatavad, et kuulge, me ikkagi võiksime elada ühes riigis, ühed on araabiakeelsed, teised heebreakeelsed ja võiksime selle elu nii korraldada. See ei olnud araablastele vastuvõetav, inimlikult võib aru saada. Nendel oli islami kaudu teine pilt asjale. Ja nemad leidsid, et juudid on ikka siit ära läinud, meie oleme nüüd selle maaperemehed. Aga kuna nad nüüd olnud sellega rahul ja ründama hakkasid, siis juhtus tõeline ime, nagu tollal öeldi, nad said juutidelt lüüa. Araablastel oli see ette kujuteldamatu. Juudid ei ole suured sõjamehed olnud läbi sajandite. Nad said roomlastel lüüa ja natukene Juudas Makkabeuse võitlustest võitsid kreeklasi. Omal ajal Babyloonia neid vallutas aga araablased olnud ju võidukad väed Muhamedi kalifaadi aegsed kuni Türgi riigi ajani välja, kus ähvardas islam Euroopat ja suured sõjamehed kõik. Ja nemad said nüüd juutide käest lüüa 1948. aastal ja see põhjustas muidugi suurt viha. Ja kuna juudi riik saavutas edu, tungis peale
siis juute Araabia maadest tuli ja mujalt maadest tuli kogu aeg Iisraelisse juurde. Nad läksid ju vihaalusteks ka mujal, siis hakati neid vihkama. Ja kuna neid sinna kogunes, siis juhtus niisugune efekt, mis araablastele ei ole soodus, aga see on paratamatu. Nüüd on juute seal kõik kohad täis. Nüüd on 75% või 80% on juudid, 75%, natuke üle 20% on araablasi. Siis nüüd tuleb sellisel kujul leppida. Tuleb teha see riik, kus on juudid ja araablased koos ja araablased neelavad selle alla lihtsalt niimoodi nagu näiteks Eesti venelased. Meil on ka siin idanaaber on suur ja võimas ja neid on hästi palju ja Eesti venelane võib siiamaani tunda, et kuule, ma olen venelane ja ma pean oma Venemaast lugu, meie pärimusest, meie traditsioonist, aga ma elan Eesti Vabariigis ja ma pean sellest riigist ka lugu, kus ma elan ja elamegi nii. Nii võiks mõelda ka araablane Iisraelis. Aga üks osa mõtlebki. Üks osa mõtleb ja suurem osa, vist ma arvan, et suurem osa mõtleb, kui ma vaatan neid inimesi, kuidas nad lapsed kooli lähevad hommikuvara ja mismoodi nad elavad, tühja nad on niisugused nagu need terroristid, aga siiski päris kaalukas osa on ikka vaenulikult meelestatud ja see samane 7. oktoobri rünnak nüüd, et need samad inimesed, kes tööl käisid, mitte ainult Hamasi liikmed, vaid need, kes ennem töötasid, need olid ka olnud need, kes seal muutusid järsku sadistlikuks. Et mida sellisel puhul teha? See on selline väga kummaline asi. Ma ise olen ju ülikoolis seal õppinud, eks, et ma tean, et uuringud näitavad seda, et ütleme Lähis-Ida piirkonnast, kui sa välja jätad mingid naftarikkad siis riigid, aga ütleme see Iisraeli ümbrus seal, tegelikult Iisraeli araablased on ühed paremal järjel ja nad ütleme, teada on see, et kui neil on valida, eks ju, need, kes siis Iisraeli on toetama hakanud, nad osalevad ju ühiskonna elus kõigis kihtides, nad osalevad poliitikas, nad on arstid, nad on teadlased, neil on kõik nagu nii-öelda uksed lahti, et see ei tähenda seda, et ei oleks nii-öelda probleeme seal, et samamoodi nagu sa ise ütled, et Eesti venelastegagi, eks ju, et ei esine rassismi näiteks või ei esine niisugust, seda esineb nii-öelda ainult juutide seas ka, sest et juudid on ka, ühed on tulnud Lääne-Euroopast, teised on Etioopiast, eks ju, et seal on väga palju niisugust erinevate rahvaste, kuidas ma ütlen, kokku sulamist, kokku põrkamist ka, aga ometi uuringud ütlevad, et Iisraeli araablased on oma eluga tegelikult väga rahul ja teistpidi on see, et kui on need niisugused sõjaajad, siis kuskilt nii-öelda ütleme, ikkagi ühiskond polariseerub ära, eks, et on ühed, kes nagu selgesti toetavad, ühed, kes ise osalevad, eks ju, ka araablased on Iisraeli armees, eks, aga samas ütleme, on neid kiltkondi ka, on ju, kes on otseselt sellel samal ajal ründavad näiteks Iisraeli sees, eks ju, inimesi. Et see on nagu, see ei ole nii üheülbaline. Muidugi mitte. Ja sellepärast ongi nii, et rahu hakkaks tulema sammhaaval siis, kui araablased ei teeks enam terroristlikke akte. Kui siis kui see asi peaks jääma püsima, et araablased niisugused terroristlikke akte ei tee. Ja siis Iisrael hakkab neid survama kuidagi moodi. Kindlasti on juutide seas selliseid, kes teevad ka koledaid asju. Siis saab kohe öelda, et mis te juudid nüüd teete. Eks ole. Aga kuni käivad need terroriaktid ja siis väga raske on juutidele öelda, et kui ta läks kuskil mõne koha peal liiale, lahingu käigus minnakse kahjuks liiale, kahjuks see nii on, eks ole. Et need on väga-väga keerulised olukorrad praktikas. Muidugi on üks uudis alles hiljuti, et kuidas see nüüd oli, Jeruusalemma kristlike kirikute juhid tegid mingisuguse avalduse, kus nad mõistsid hukka kristliku sionismi. Niisugust asja ma lugesin uudistes. Aga see uudis oli ainult lühike. Ja see ajendas, et ma vaatasin kohe Wikipeediast järele, mida niisugune üldine veebi entsüklopeedia ütleb kristliku sionismi kohta. Inglise keeles oli põhjalik kirjutis, üsna pikk, hakkab pihta üldiselt inglise puritaanidest, 17. sajandist jälgi on juba varemgi ja hiljem on jälle uued arengud ja mis selle kristliku sionismiga siis kõik seotud on. Vaatan, mida saksakeelne ütleb
saksakeelne on lühem ja konkreetsem ja mis sealt lõpuks üsna ruttu sai selgeks, on see, kus ta ütles, et kristlikku sionismi on mitmesugust. Ja vaat sellega on täitsa nõus, et kui need Jeruusalemma kiriku juhid mõistsid kristliku sionismi hukka, siis on vaja teada saada, millise ja miks, ja vaat seda mina sealt välja ei lugenud. Sest kui see on nüüd seotud, mul jäi mulje, et see on seotud sellega, et osa vabakiriklikke liikumisi on väga katoliku vaenulikud siiamaani veel, kuigi et see väheneb juba õnneks. Eestis on ta väga palju vähenenud, meil on niimoodi, et neli pühilaste jutt on piiskop, siis on meil olemas episkopaal, karismaatiline kirik, kus on näha nende inimeste kaudu, et nad on hakanud ise olles vabakirikutest pärit, on hakanud mõistma, mida tähendab katoliiklus, mida tähendab ortodoksia. Need ei ole üldsegi nii kristluse vaenulikud, nagu vabakirikutes mingi moondunud pilt kunagi tekkis. Ja vahel tundub, et kristliku sionismi puhul ka see võib kuidagi kaasa mängida, et Jeruusalemma ortodoksid, katoliiklased ja luterlased, kes nad tajuvad, et see oleks nagu nende vastu kuidagi. Või siis teine asi, et võib-olla kristlik sionism nagu hukka mõisteti, et ta on kõiges ainult Iisraeli riigi poolt. Ega siis Iisraeli riik võib ju ka eksida, see on täiesti tõsi, eks ole. Sellistel puhkudel on arusaadav kriitika, aga kui panna üldse küsimärgi alla seda, et Iisraeli riik loodi ja seda kuidagi moodi näha piibellike ettekuulutuste raames, siis ma ei saa enam aru, piiblis ju kuulutataksegi, et Iisrael tuleb tagasi, Iisraeli rahvas tuleb tagasi sinna maale. Kui mõned ei ole selle arusaamisega rahul ja nad tahavad teisiti tõlgendada, siis neil see võimalus on olemas, aga ärgu siis imestagu, et teised jäävad selle juurde, et läheme sinna tagasi. Ja, just ja tegelikult ütleme, kui lihtsalt tänapäeval ka erinevates diskussioonides sionism on nagu kuidagi muutunud juba sõimusõnaks teatud inimeste jaoks, aga olemuslikult see ju tähendabki täpselt, mida sa just ütlesid, see tähendab juutide õigust. Esiteks ta kinnitab ja tunnistab juutide seost ajaloolise Iisraeli territooriumiga ja teiseks kinnitab nende õigust oma riigile selles piirkonnas, eks mis ongi ka tänapäeva reaalsus. Ja mis see kristlik sionism, me ka järgnevates saadetes räägime sellest täpsemalt, see on nii-öelda kristlaste äratundmine selles osas, et loomulikult siin on olemas ääred, et samamoodi nagu igas teises asjas on oma ääred, eks, et on inimesed, kui sa võtad mis iganes teises teemas ainult mingisuguse ühe kiltkonna või nii-öelda tood näiteks ainult need nii-öelda üle võlli seisukohad, eks ju, näiteks tänapäeval jälle hea näide on rahvuslus, eks, et me elame rahvusriikide maailmas, aga teatud ringkondades sa ei tohi mainida sõna rahvuslus, sest et see on kohe seostatakse ainult äärmustega. See on muidugi väga ekslik ja ma mõtlesingi niimoodi, et võtsin kaasa, võtsin piiblist välja mõningaid kohti, muidu jääb jutt liiga ebamääraseks. Et vahel öeldakse niimoodi, et need piibellikud ettekuulutused, kuidas Jumal oma rahva tagasi kogub Iisraeli maale, et need kehtisid tolle aja inimeste kohta ja nagu praegu enam mitte. See on üks tõlgendus, aga see ei ole ainus tõlgendus ja kui mõelda, kuidas on piibellike prohvetite kuulutuse enda struktuur üles ehitatud, siis ei ole see õige. Kui vaadata, kuidas Vana Testamendi prohvetlus pihta algab, siis sellega ollakse enam-vähem ühel meelel, et tõenäoliselt esimene kirjaprohvet ehk siis see prohvet, kelle teos on pühakirjas, on Aamos. Kui võtta kronoloogiliselt, arvatavasti. See ei ole nii tähtis, aga nii arvatakse. Ja tema tegutses 8. sajandi keskel enne Kristust. Umbes 750 seal kandis niimoodi. Ja temal tuleb esimest korda niisugune mõistemängu nagu issanda päev on tulemas. Ja mul oli põhjus hiljuti selle teemaga tegelda ja lapata igasuguseid kohti. Ikkagi siiamaani pole selge, kust see väljend issanda päev tuleb, aga on selge, mida see tähendab. See tähendab poliitiliselt, aga ka kosmiliselt mingisugust sündmust, mis viib praeguse maailma ajastu lõpuni, kus toimub kohtupäev
ja tuleb uus ajastu. Ja Aamose väljenditest on näha, et inimesed on oodanud teda meeldivana. Ei selgu täpselt miks, aga arvatakse, jääb niisugune pilt umbes, et inimesed ootasid, et tuleb issanda päev, kõik need, kes Iisraelile kurja teevad, saavad karistada Jumala kohtus ja siis kõik on hea. Ja Aamos tuleb sõnumiga, et issanda päev ei ole ainult Iisraeli rahvale hea, vaid ka kohtupäev Iisraeli rahvale. Kõikidele, kes elavad Jumalale mitte meelepärast elu. Häda neile, ütleb Aamos, häda neile, kes igatsevad issanda päeva. Milleks teile issanda päev? See on pimedus, aga mitte valgus. See on nagu keegi põgeneb lõvi eest, aga temale tuleb vastu karu. Või nagu keegi tuleb kotta, nõjatub käega seinale, aga madu salvab teda. Eks ole issanda päev pimedus, aga mitte valgus. See on sünge ja sel pole sära. Ja samal ajal prohvet lõpetab oma kuulutuse ikkagi, et päevad tulevad, mis on teistsugused. Sel päeval taastan ma jälle Iisraeli langenud koja. Vaata, päevad tulevad, mil ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve. Kirjutab ta umbes aastal 750 ammu enne Paabeli vangipõlve. Sel päeval lasen ma sel samal päeval sünnib, ütleb issand Jumal, et ma lasen päikese loojuda keskpäeval ja teen maa pimedaks päise päeva ajal. Selles on nähtud vihjet sellele pimedusele, mis Jeesuse risti ajal tuli üle kogu maa. Ja edaspidi see motiiv kordub sageli, samuti Jeesuse õlipäeva kõnes, et päike kaotab oma sära, kuu läheb pimedaks, tähed langevad maha, taevavägesid vapustatakse. Issanda päeva kuulutavad prohvetid alates Aamosest kuni lõpuni välja, kuni Jeesuseni ja seda ei ole veel tulnud, sest midagi sellist pole olnud. Teisisõnu, kõik muud kuulutused, mis mahuvad selle aja ettepoole, kaasa arvatud Iisraeli kogumine, on ju ikkagi veel toimumata või alles toimumas ja pole öeldud, et ta peaks toimuma seal lähemal ajal, sest see võib olla kuulutatud palju hilisemate aegade kohta, kõikidel aegadel, kus juudid tajuvad, et minna tagasi sinna maale, siis nad võivad tunda, et see on neile nüüd antud märguandeks. Teised saavad vaidlustada loomulikult, aga nemad saavad nii tunde selle põhjal tegutseda, toetades oma pühakirjale. Või võtame näiteks prohvet Hoosea, kes on samaaegne prohvet. Kusagil paarkümmend aastat arvatakse hiljem kuskil 730, millegagi siis kuulutas enne Kristust. Ta kuulutab väga selgelt ainult Iisraelile kohut, mitte teistele. Juudid ei ole sellised, kes peaksid kindlasti olema õiged igat pidi vastupidi. Ta kuulutab neile kohut ja ütleb, Iisraeli lapsed jäävad kauaks ajaks kuningata ja vürstita ja ohvrita. See tähendab ilma ohvriteenistuseta. Tuleb aeg, mil Jeruusalemma templis ohvrit ei tehta. Seejärel Iisraeli lapsed pöörduvad ja otsivad issandat, oma Jumalat ja Taavetit, oma kuningat. Nad tulevad värisedes issanda ja tema headuse juurde viimseil päevil. Siis, kui ajastu lõpp on tulemas viimseil päevil. Ja viimaks on Iisraeli rahvast nagu mereliiva. Siis on üks tähelepanuväärne lause Hoosealt. Siis kogunevad ühtekokku juuda lapsed ja Iisraeli lapsed, panevad ühe endale peaks ja vallutavad maa. Sest Iisraeli päev on suur. See Iisraeli päev tähendab ka issanda päeva, ütlevad kommentaatorid. Aga see nimetus konkreetselt on seotud Iisraeli tasandikuga. Selles piirkonnas Iisraeli põhjariigis üsna koletu veretöö tehti ja riigipööre ja see meenutab nagu neid sündmusi. Aga ühtlasi Iisraeli tasandiku ääres on Megido mägi ja sealt tuleb Harmagedooni nimetus. Nii et Harmagedooni all, kui räägitakse mingist lahingust, on ka arvatud, et on selle piirkonnaga seal tegemist. Aga igatahes üle 700 aasta enne Kristust
kuulutab Hoosea, et Iisraeli ja Juuda lapsed tulevad, vallutavad maa ja saavad olema mingisugune suured sündmused. Mida sellisel kujul, nagu tema maalib pilte, kus tulevad kosmilised ajad, kosmilised elemendid mängu, sellist ei olegi tulnud. Nii et see peaks nagu siis veel tulema või alles kehtima mingil viisil nende sündmuste kohta, mis parajasti sammhaaval saabuvad. Täpselt. Ja nii, et ongi, et kristlasele, kes tegelikult piiblit loeb, peaks olema see selge, et ütleme, Iisrael ei ole ainult tagasivaates, vaid tuleviku vaates ongi need profeteeringud ei ole veel täitunud ja ütleme, see kõik suundub nii-öelda tagasi Iisraeli, see, mis evangeeliumi ja ütleme, kõik sai alguse sealt ja ta läheb tagasi nagu ringiga sinna, see on väga huvitav tegelikult. Ongi väga huvitav ja näitab, ütleme Miika, prohvet Miika, kes elab siis 100 aastat hiljem kusagil 650 ja temast paarkümmend aastat noorim Jesaja kirjutavad sarnase ettekuulutuse. Viimseil päevil sünnib, et issanda Kojamägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale kõigist küngastest ning rahvad voorivad tema juurde. Ja paljud paganad lähevad ning ütlevad, tulge mingem üles issanda mäele Jaakobi Jumala kotta, et ta õpetaks meile oma teid ja et võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast issanda sõna. Ja tema mõistab kohut, Jumal mõistab kohut paljude rahvaste vahel ning noomib vägevaid paganaid kaugete maadeni. Siis nad taovad mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Nii et see on ju tulemata, see on ÜRO majal on see samane Jesaja lause, nad taovad oma piigid sirpideks, mõõgad sahkadeks ja ei õpi enam sõdima, see on tulemata siia maani. Prohvetlik. Eks ole. Aga see, et Jesaja ja Miika mõlemad siin on juttu vägevad pagalad kaugete maadeni, siin on mõeldud siis ütleme suurriike, mitte juutidest suurriike. Siin on mõeldud seda, et Jeruusalemmast lähtub issanda sõna. Siionist ehk sealt mäelt, tol ajal Templimäelt, tänapäeval üks teine mägi, see nimetus vahetus natuke kohta. Need kõik on tollases ettekuulutuses sees. Jesaja jätkab hiljem, ma toon su soo päikesetõusu poolt, ütleb Jumal, ja ma kogun sind päikeseloojangu poolt, ma ütlen Põhjamaale anna ja Lõunamaale ära keela. Too mu pojad kaugelt ja mu tütred maailma äärest, kõikida nimetatakse minu nimega. Mitte ainult Põhjamaalt, Babyloniast, vaid ka Lõunamaalt, igalt poolt maailma äärtest kogub Jumala rahvast, kusjuures prohvetitsest jääb pilt, et need ei ole ainult juudid, vaid on need ka need, kes on need pagalad, need mittejuudid, kes on hakanud uskuma sellesse Jumalasse, kes ilmutab. Ja see toimub ju Kristuse kaudu, see käsi kõik, kus läheb rahvaste maailma. Vaata, te käite igaüks oma kurja südame paadumuses, ütleb Jumal Jeremiia kaudu Iisraeli rahvale. Juudid samuti käivad kurja südame paadumuses. Jeesus kritiseeris neid, Jumal kritiseerib. Ei ole ka sugugi nii, et kirikus ka Jumal ütleb oma prohvetite kaudu kiriku inimeste kohta kriitikat. Sellepärast ma paiskan teid sellelt maalt maale, mis on tundmatu teile ja teie vanemaile. Ometi vaata, päevad tulevad, ütleb issand, kui ei öelda enam, et ta tõi teda Egiptuse maalt, vaid tõesti tuleb päevad, kui öeldakse, et see on issand, kes Iisraeli lapsed tõi ära Põhjamaalt ja kõigist maadest, kuhu ta nad oli pillutanud, sest ma toon nad tagasi nende maale, mille ma olen andnud nende vanemaile. Ja seda on öeldud Vanas testamendis, et Iisraeli maa on antud Iisraeli rahva vanemaile. Ja vaat siin on see koht Jeremialt, mis on seostatud juudid, ma kuskilt juudidelt endit lugesin, et nad on seostanud seda Hitleri holokaustiga ja üldse taolise sündmustega. Jumal ütleb, vaata, ma läkitan paljude kalameeste järele, et nood püüaksid neid ja pärast seda ma läkitan paljude küttide järele, et nood kütiksid neid kõigilt mägedelt ja kõigilt küngastelt ning kaljulõhedest. Sest minu silmad on kõigi nende teede peal, nad ei ole minu eest varjul ja nende süü ei ole peidetud mu silme eest.
nii et see on Vana Testamendi toon, et Jumala ilmutus juutide piiblis, Vanas Testamendis on väga kriitiline juutide suhtes, Iisraeli suhtes. Ei ole nii, et omasid säästame ja teisi kritiseerime. Aga Jumala plaan ja ilmutus läheb selle rahva kaudu ja tema on seotud selle maagasid pillutamisega, tagasi kogumisega. Ja lõppvaatuses ütleb Jeremiia kaudu Jumal ikkagi, kui lõpuks Iisraeli lapsed tulevad Jeruusalemma koos teistegi Jumala kartlike rahvastega, siis ei räägita enam issanda seaduse laekast ega ole see meeleski. Sellele ei mõeldagi, seda ei tunta puudust ja seda ei valmistatagi enam. Sel ajal nimetatakse Jeruusalemma issanda aujärjeks ja kõik rahvad kogunevad sinna. Issanda nime juurde Jeruusalemma ja nad ei käi enam oma kurja südame järgi. Neil päevil läheb Juuda sugu Iisraeli soo juurde ja nad tulevad üheskoos Põhjamaalt maale, mille mina olen andnud pärisosaks nende vanemaile. Kui sa vaatad seda, üldse mõtled piibli profeteeringuid tulevikku vaadates, kus me täna oleme? Kui sa niimoodi lihtsalt tunnetuslikult ütled, et kus ma olen kuulnud selliseid lauseid, mul ei tule hetkel meelde, mis see konkreetne profeteering oli, see kindlasti piiblis on, et rahvad kogunevad Jeruusalemma vastu. Aga kuidas sinu tunnetus on, kus me sellel nii-öelda ajateljel oleme, Iisrael on taastatud, eks toimub kindlasti nii-öelda, on toimunud aliaalained, eks ju, need toimub veel edasi. Kuidas sa kommenteeriksid seda? Kommenteeriks nii, et Jeesus ütleb, et päeva ja tundi ei ole teada, ei tea, ei poeg, tema ise ei tea inglit taevas, ainult isa üksi. Aga samal ajal ütleb Jeesus, et viigipuu viljade valmimisest õppige võrdlemist. Kui te näete, et viljad valmivad, siis need sündmused on lähedal ja jälgides maailma võite ka näha, et sündmused lähenevad, kui te vaatate, mismoodi viljad küpsevad. Kui mõelda sellele, et see issanda päev või kohtupäev, uue ajastu alguspäev on süngepäev, kosmilised katastroofid ja asjad, siis need kirjeldused meenutavad tõesti tuumasõda meie tänapäeval ajastul. Muidugi, kas seda otseselt tuleb seostada, seda ei oska öelda. Kaugel me oleme, on raske öelda ja ka sellepärast, et prohvetlikud ettekuulutused ei ole tihti peale ainult ühe sündmuse kohta, vaid ta annab sündmuse skeemi, mis teatud viisil juba eelnevalt need toimuvad ja lõpuks on siis lõppvaatus. Lõppvaatust ei ole olnud veel ja me ei oska ka kujutleda, mismoodi see täpselt tulema peaks. Piibellikud ettekuulutused on ikkagi nägemustena. Nägemustes on otsene kirjeldus ja piltlik element mingil moel põimunud ja me ei oska neid asju eristada. Et kaugel on raske öelda, on igasuguseid arvestusi, et juba mõne aasta pärast võib tulla, aga seda on ikka arvestatud, et võib tulla ja ei ole tulnud. Et me oleme juba 2000 aastat lõpuajas on ju. Just, 2000 aastat lõpuajas ja muidugi ikkagi see, et ega Iisraeli praegune riik ei ole mingi jumala riik. See on riik nagu teised, ta on läänelikum kui kohalikud riigid. Iisrael käib Eurovisioonil esinemas. Nüüd on probleem, mõned ei taha teda näha seal. Aga see skeem, et juudi rahvad kogunevad Jeruusalemma, see on selle raames on ju ka Iisraeli riiki moodustamine. Võiks olla kujutlenud teistmoodi, kui oleks araablased leppinud, oleks tehtud ühine riik, oleks ka selline variant olnud, vähemalt teoreetiliselt. Aga see, mis nad välja kujunes poliitiliste sündmuste käigus. Aga Jeesus ütleb ju ka, pärast seda, kui roomlased Jeruusalemma ära vallutavad, siis ta kuulutab tulevasi sündmusi ja räägib jälle issanda päevast, milline see saab olema, kirjeldab analoogselt ja ütleb seal ka, nagu Luuka evangeeliumis on ilusti kirjas, Jeruusalemm jääb paganatele tallata, kuni paganate ajad saavad täis. Nii et Jeesuse sõnul saavad ühel hetkel paganate ajad täis Jeruusalemmas. Ma kohe peatan sind, mis on paganate aeg sinu arusaamise järgi? On pakutud 1948, siis kui uuesti juudi võim tuli sinna riigi näol.
et teine variant on pakutud, et Jeruusalemma vanalinn läks Iisraeli juudi riigi võimu alla alles 1967. Et see Jeruusalemm aasta. ühendati. Ja kolmas seisukoht on see, et kuna Templimägi on veel islamiusuliste käes, ilmalik Iisraeli riik ei ole seda ära võtnud, siis ei olegi paganate ajad täis veel. Ma olen ka sellist seisukohta kuulutanud. Ja jälle võib-olla võibki asju vaadata mitmest aspektist. Aga see element, kui Jeesus ütleb, et paganate ajad saavad täis, see viitab sellele, et ikkagi juutide kohalolu seal maal ja juudi riigi olemasolu kaudselt on Jeesuse sõnade järgi olemas. Paganate ajad on siis täis, kui juudid on jälle koha peal ja korraldavad oma elu. Aga siin on, kui võelda prohveti kuulutusi, mida ma tsiteerisin, siis on see joon juures, et paganad on ka koos, mitte juudid on ka koos juutidega Jeruusalemmas. Nii et võiks kujutleda, et mingit Iisraeli riiki pole vaja. Oleksid seal araablased, oleksid eurooplased. Kui Theodor Herzl käis Rooma paavsti juures abi saamas, siis paavst ütles, et me ei saa teid takistada, aga ei saa ka heaks kiita, sest Jeruusalemm kuulub kristlastele. Seal on ju Kristuse haud, üles tõustud Kristuse tühi haud, seal on Golgata mägi. Juudid ju lükkasid Kristuse kõrvale ja Kristus on Vanatestamendi tõotuste täideminek ja see oli ka ristisõdade ajal arusaamiseks. Herbert Wells oma raamatus Lühikene maailma ajalugu toob välja, mismoodi eurooplastel keskajal oli häbi. Lunastaja haud on uskmatute käes, kes ise ei usu. Ja kui nad kutsuti appi eurooplasi musulmanide vastu seal, siis nad läksid suurte sõjavägedega ja see läkski kristlikud riikide alla. Et kristlik võim on ka olnud Pühal maal. Ja võiks ju kujutleda, et see riik, mis praegu on, ei oleks selline juudi riik, nagu ta momendil on, vaid seal oleksid ka araablased. Araablased on osaliselt kristlased, suuremalt osalt küll muslimid. Seal oleks ka Euroopa kristlasi rohkem, mitte nii vähe nagu praegu, et 2,5% on kristlasi üldse. See kõik stsenaarium oleks võinud olla kuidagi teisiti poliitilises plaanis. Poliitilises plaanis ta kujunes selliseks seetõttu, et juute nii kangesti välja, araablased tahtsid ajada ja samal ajal lüüa said. Nii et juute juurde läks, nagu me rääkisime. Et selles mõttes, et juudi riik, kui ta läheb eksklusiivseks, kristlased minema, muslimid minema, siis see ei ole õige. Pühakiri räägib, kõik rahvad lähevad Jeruusalemma Sioni mäe juurde, kus neid õpetatakse. Kui juut hakkab kristlasi välja ajama või kui ta hakkab ka muslimid loevad ka ennast Abrahami järglaseks, kui palju nad seda on või mitte, Jumal teab. Aga Iisrael ei ole selliselt käitunud. Moše on selle koha peal, kus on Iisraeli, vana Iisraeli tempel. Nad ei ole seda. Mõned juudi ekstremistid ütlesid, et oleks võinud juba 7-päevases sõjas või 6-päevases sõjas oleks pidanud juba 1967 selle pommitama puruks, siis oleks saanud tast lahti. Aga ei, see on muslimite käes. Kristlased käivad Pühas hauakirikus. Ja ometi, kui me mõtleme Jeesuse sõnadele, siis nagu sa enne kirjeldasid, et sealt nagu kajastub nagu ilmselgelt see, et ta ju, kui ta ütles seda, et paganate ajad saavad täis, ta ju räägib seda juutidele. Et see on nagu selge, et see võim nii-öelda läheb tagasi juutidele. See joonistub sealt välja. Just, ja kui seda kohta veel edasi lugeda, siis Jeesus vihjab ju veel, et ta tagasi tulles tõmbab kõik enda juurde, ma tõmban kõik enda juurde, ütleb. Siis ta ütleb, Johannes evangeeliumis ütleb veel, et tal on muidki kogudusi teisest lambatarast. Just. Et ta neid kõiki tõmbab enda juurde. Ja siis ütleb ta juutidele väga ilusasti, minnes läbi sealt Kidroni orust, mida on viimse kohtupäeva peavaatusega seostatud. Ütleb, et juutidele, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, siis kui ma tagasi tulen. Ja te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Sellega siis Iisrael ütleb, või Jeesus ütleb juutidele, te ei näe mind enne, kui ma tagasi tulen, kui teie juudid või Iisrael ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Ja kui Jeesus läks eesliga läbi selle Kidroni oru ja läks sinna Jeruusalemma,
siis rahvas talle viibutas palmiokstega ja hüüdis talle Hosianna Jumala pojale. Aga see oli ainult see hetk, pärast ta löödi risti, aga ühel päeval viitab Jeesus, kui ta uuesti tagasi tuleb, kui te näete mind jälle, siis te hüüate mulle Hosianna. Sellega on Jeesus öelnud, et juudid võtavad ükskord ta vastu. Ja, just. Ja Paulust võiks ka tsiteerida. Paulus räägib väga selgelt, mismoodi Jumala seaduse järgi ei saa õndsust kätte, vaid alles Jumala armu kaudu. Aga nii on üldiselt juudid ka aru saanud. Seadusega me täidame seda, et me oleme Jumala teedel, aga õndsus annab kätte Jumal oma armust, mitte meie pingutusest. Ja tagajärjeks on see, et Kristus on lunastaja nagunii nii juutidele kui ka mitte juutidele. Ja Paulus jõuab sinnamaani välja, et sarnaselt nagu Jeesus ütleb, et juudi rahvas võtab teda vastu, ka Pauluse sõnul juudid mitte missiooni käigus ei pöördu kristlaseks, vaid lõpus. Kui Jeesus tuleb, siis Iisrael pöördub. Ja see koht on Rooma kirjas 11. peatükis alates 25. salmist. Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus, et ei oleks enda meelest targad. Inimesed on targad liiga palju enda meelest vahel. Et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus. Need, kes ei usu Kristusesse. Kuni paganate täiskogus on sisse astunud Jumala riiki. Ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutanud juba prohvetid, Paulus viitab Jesajale. Evangeeliumi poolelt vaadates on juudid küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolest vaadates on nad armastatud esiisade pärast, usu esiisade pärast. Jumal ei kahetse ju oma armuande ja kutsumist. Sest otse kui teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, kui te olite veel paganad, nüüd on aga teie peale nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud. Nõnda on nüüd juudid muutunud sõnakuulmatuks, teile osaks saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks. Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada. Nii et lõpuks jõuame ikka sinna, et juudi rahval on oma koht pühal maal, kristlastel on seal oma koht ja teistel rahvastel on seal oma koht. Aitäh sulle, Aarne. Ma usun, et me saime väga palju olulist täna kaetud. Aitäh teile, televaatajad, et te olete olnud meiega. Ma usun, et me oleme saanud nii mõistusele kui südamele midagi sellest saatest ja kohtumiseni järgmistes saadetes.